Me oleme siin korduvalt rääkinud, et tegelikult see maksutõusudega kokku korjatav raha 3/4 ulatuses ei jõua riigikaitsesse. Ometigi koalitsioonierakondade juhid lähevad kõige vaadatavam poliitikasaate otse-eetrisse ja valetavad näkku Eesti inimestele öeldes, et kõrgem maksukoormus on nüüd pikaajaline de facto, kuna me peame leidma lisavahendeid nagu riigikaitsesse. See ei vasta tõele. Seda, kuhu see raha tegelikult läheb, ütles ka peaminister Kristen Michal oma sellesama debati avasõnavõtus. Pensionide indekseerimine nagu jätkub. Parempoolsed on rääkinud indekseerimise peatamisest seni, kuni riigi tulud ja kulud on uuesti tasakaalus, sellepärast et me ei saa lõputult võlgu elada. Me peame riigi kulude kasvu kuidagi ohjeldama. Seda riigi kulude kasvu ohjeldamist me koalitsioonilepingust ei leia, selle asemel me leiame pikkade sammudega maksude tõstmise programmi, millega ei finantseerita mitte riigikaitset, vaid seda sama riigi kulude paisumist kõikides muudes valdkondades.